koristuspäeva lõpus kodukoristaja töö ei lõppe, vaid meil algab siis nii-öelda teine töö, pesutädina. Meil on vaja pesta puhtaks siis kõik need mupid, lapid, mida me oleme siis päeva jooksul ära kasutanud ja neid on hästi palju ja nad on kohati isegi väga mustad, näiteks nagu see kollane lapp siin. Seda on vaja eraldi leotada aktiivhapnikuga, et ta uuesti kollaseks tagasi läheks, sest muidu tuleb see ära visata. Nii kaua, kui see nunnu roosa beebivann veega täitub, klopime ära need lapid, et saada võimalikult palju mustust ja ebemeid siis enne likku panemist lapi seest kätte. Ja kui lapid on klopitud, siis paneme need lapid siia samma vanni aktiivhapniku lahuse sisse likku. Tahtsin teile veel näidata, mida teeb siis aktiivhapnik plekile. Ma võtsin siit kõige mustema lapi, mida ma ka ennem näitasin. Ja nüüd ma panen selle siia likku ja kastan ta ütlaselt märjaks. Juba näete, et see vesi hakkas siin mõnusalt värvi muutma, kihiseb. Ja nüüd ta tahab siin seista umbes siuke 10-15 minutit. Aga siin on juba kohe näha, et see pesad on mullikesi täis. Mullitab. Ehk siis aktiivhapnik hakkas enda tööd tegema. Panin siia üsna sooja vee ja kuskil 20–50 milliliitrit läheb siis sellise veekoguse peale seda aktiivhapnikku väga tugevate plekkide korral ja tuleb siis anda hetk aega. See vaata täiesti pruuni värvi siin. Ta mullitab kõvasti ja näete, plekid juba kaovad ära. Võtame siit järgmise. See aktiivhapnik on selline tore vahend, et tõesti nagu toimib päriselt. Siin on jälle hea näide, proovin kõik kaamerasse saada. Ta on nüüd tigunenud siin kõigest alla minuti on ju. Ta juba tegelikult toimib ja plekk läheb kohe peaaegu kadunud juba. Ja peale pesust välja tulemist ta tegelikult kaob täielikult ära. Ja pesu selliste plekkide puhul võiks olla siis 60–95 kraadi. Kindlasti me ükshaaval neid lappi ka õhtu ei pese niimoodi, aga siin on ehe näide sellest, kuidas aktiivhapnik siis puhastab. Ja siis ootame pesumasinasse panemist. Ma nüüd küll ühe käega saan ainult siin tegutseda. Teise käega hoian kaameratega. Selline see järgmine protsess meil siin on, et leotusest tulevad nüüd siis välja. Oleme natuke välja siit seda. Ja ikka masinasse. Kõik läheb masinasse veel. Ikka selline täisteenusvärk. Ei ole siin niimoodi, et lapid potist välja ja masinasse otsa, vaid ikka klepitakse ja harjatakse ja leotatakse ja hõõrutakse suuremad plekid välja enne masinasse minekut, et nad siin on veel mõned näha on ju, mis ei ole ära tulnud või mõned plekid. Pesuvesi on juba eelnevalt üsna must. Pesuvesi on juba lihtsalt leotusest must. Ja mõelda neid, kõik need on nagu kodus kasutatavad lapid, mida me siis reaalselt iga päev niimoodi töötleme peale tööpäeva. Ja hommikuks nad on juba mõnusad ja värsked ja kuivad. Saame uuesti järgmise tööpäevaga alustada. Sellist lappide leotust aktiivhapnikuga võiks teha vähemalt kord nädalas. Mina teen seda enne ja pärast suurpuhastusi ka veel ekstra, sest enne suurpuhastust tehes on suurpuhastusel alati ekstra puhtad lapid ja nüüd tuleks siis ka peale suurpuhastust uuesti samasugusesse seisu tagasi tuua, nagu nad enne olid. Suurpuhastus teatavasti on selline natukene mustem töö, kui on hoolduskoristus, et mustust on rohkem on ju. Ja siis need lapid määrduvad ka rohkem. Ja pärast oleks hea järgmise kliendi juurde taas minna sellise mõnusa värske lapiga. Vaat nii, niimoodi see pesumasin mul siin täitub, ma nüüd täidan ta lõpuni ära ja siis panen ta käima. Pesen ma lappe siis 60 või 95 kraadiga ja mõnikord harva kasutan kuivatit, aga üldiselt mina kuivatit nii väga ei kasuta.
kuna see teeb selle lapi mikrokiu kuidagi hästi kohevaks ja ta ei ima nii hästi, minu arvates vähemalt. aga kuna täna neid lappe on väga palju, siis ma osa tõstan välja ja osa panen kuivatisse ka.